esimesed autod, olid siuksed ikkagi ju käsitöö ja tehniliste andmete järgi, sellel autol on standardmootor praegu peal, tehniliste andmete järgi oli tal 19 hobujõudu, arendas kiirust 68 kilomeetrit tunnis. Selles mõttes oli ta ebatraditsiooniline tõesti, et selliseid juhtimissüsteeme nagu teised autod ei enne ega pärast ei ole kasutanud. Et tal on samamoodi rool, 3 pedaali, käigukang, käsipidur, aga nende funktsioonid on paraku teised kui tavaautodel tollel ajal olid. Ja see käiguvahetus käib pedaaliga, sidurit tal just nagu ei olekski üldse ja käib vasakpoolse pedaaliga ja jalgpedaaliga. Et täna me teame, et sellel pedaalil on siis täna meil sidur, eks ju, selle pedaali all. Keskmine pedaal, mis tavaautol on siis piduripedaal, sellel autol on seal paraku hoopis tagurpidi käik. Ja gaasipedaal, mis täna on siis gaasipedaali mõistes parem äärmine pedaal, siis sellel autol on see paraku piduripedaal. Ja gaas on hoopis käsijuhtimisega, nagu invaliidi autol. Rooli kõrval on siis 2 sanga, üks on siis käsitsi juhitav gaasiovastik ja teine on samamoodi käsitsi juhitav, las me siis nimetame siis jagaja pööramine, mis siis muudab siis süüte-eelnurka, et kui auto hakkab kiiremini käima, tahaks nagu süüte-nurka tuua varasemaks, aga seda automaatikat nende mootoritel ei olnud, seda pidi tegema käsitsi. Üsna tihti pandi autodele peale, nimetatakse nagu overdrive, on siis tavaliselt oli tagasilla juures, et saada nagu kiiruseid juurde, üks väike ülekandemehhanism veel, nii et see käigukang, mis seal auto põhja peal on, tänapäeva autodel on ta siis käiguvahetus 1., 2., 3., 4., eks ju, siis seal on ta see overdrive'i kang. Kandurite koha pealt ei ole seal midagi muud kui siis voolulaadimist näitav ampermeeter armatuurlaual ja radiaatori korgi asemel on tal siis termomeeter, mis näitab siis autovedeliku temperatuur. Ja ülejäänud kõik on siis kõhuhääl ja taguotsa tunnetus, eks ju, et kui sa sellega sõitma lähed, et sa pead ikka selle autoga nagu kaasa elama, Sport-T on võib-olla üks kõige, kui inimene tahaks nagu harrastada mingisugust vana tehnika või vana autot, siis jätame need nõukaaegsed autod kõrvale, siis Sport-T oleks üks kõige lihtsamini kättesaadav, kõige lihtsamini hooldatav, kõige lihtsamini remonditav auto üldse ja ka tema hinnaklass on ikkagi, kättesaadav. Et palju neid järgi on, kes teda oskab öelda, toodetud on neid ju omal ajal üle 15 miljoni, eks ju, ja toodetud Ameerikas, kus ei ole olnud sõdu, on olnud hea kliima ja need on tegelikult säilinud, ma julgeks pakkuda, et ikka tuhandetes, kui mitte kümnetetes tuhandetes ja neid on ka kogu aeg müügis. Et selles mõttes ta ei ole mingi eriline haruldus. Eesti mõistes võib-olla on ta selline, Eestis on paljud asjad haruldused, eks ju. Aga maailmaturu mõistes on ta üks kõige lihtsam auto üldse. Ja mõtlesime et tuleme siis vanalinna päevadel oma näitusega välja. Pakuksime sinna kuskil 20-25 autot ja just eelkõige selliseid vanemaid, 20-ndad, 30-ndad. Võib-olla natukene midagi nõukaajast ka midagi omapärast, sest eeldame ikkagi Tallinnas on turiste palju ja välisturiste palju, et nendele võib-olla pakub see nõukaauto ka huvi. Et siuke mõte on, vaatame, mis välja tuleb. Kus need autod siis Tallinnas asuma hakkavad täpselt, et kohe kiiresti üles leida? Täiesti Tallinna kesklinnas Vabaduse platsil suure Vabadusristi all, et peaks olema kergesti leitav.